kogudust, kui täna oleme laulnud ja kuulnud palju kurjast, siis siinkohal tahaksin meelde tuletada ühte väga ilusat salmi, mida täna ka kuulsime Efesose kirjast. Varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus issandas. Käige nüüd nagu valguse lapsed. Kurja ees ei maksa silma kinni pigistada ja seda heaks rääkida. Mis on halb, tuleb halvaks tunnistada. Mis on kuri, tuleb kurjaks öelda, see paljastada, esile tuua. Apostel Paulus ütleb, et ärgu ükski peetku teid tühjade sõnadega. See on see, et hakkame ikka arutama, et kuidas selle sõjaga on, et võib-olla seal on mitu osapoolt, et võib-olla tuleks teist poolt ka mõista. Kui ikka lapsi ja naisi ja tavalisi süütud inimesi hukatakse, rünnatakse inimese elu väga teadlikult, siis siin ei ole midagi arutada. See on kuri ja tuleb sellisena seda võtta. Ma arvan, et see, mis praegu maailmas toimub, mis see sõja kontekstis toimub, me näeme seda kurja väga reljeefselt, väga selgelt, kus on selle piirid, kus see tuleb. Ja oskame valida siis ka poolt. Aga ega see kuri ei vupsanud välja 24. veebruari hommikul lihtsalt niimoodi ühtäkki kusagilt. Siis ta võttis väga konkreetse kuju. Aga see kuri on ja see halb, see kuri, see vägivald, see oli enne ka olemas. Kogu aeg olemas olnud. Aga sageli on palju keerulisem meil seda piiritleda või mõista, et kus see on siis see hea ja kus on kuri. Kus lähevad need piirid? Mitte alati ei ole kõik nii selge, kui me täna võime sõja puhul öelda. Selles maailmas on see kuri alati kaasas olnud, olemas olnud ja inimkond on püüdnud sellega hakkama saada. Ajaloos on selle jaoks ka seda kurja kujutatud sellise isikuna või seda personifitseeritud. Siis on lihtsam inimesel sellega suhestuda. Kurat või saatan, kuidas seal on nimetatud. Seal on mingi oma jõud, oma tahe sellel isikul, kes seda halba ja kurja selles maailmas külvab. Ühtepidi on see mõistetav, et nõnda ja võib-olla lihtsam mõelda, et tegemist on kellegiga, kes kusagilt tuleb ja asju untsu keerab. Aga seal on ka üks oht. Nimelt jääda vaatama sinna kuhugi mujale, et kus see kuri nüüd tuleb. On ta selle nurga taga või teise nurga taga või kus kohal. Ja siis me unustame ära selle, et tegelikult ta tuleb meist. Meie südamest. Jah, võib-olla ei põhjustada kohe sõda või inimeste hukkumisi või midagi muud sellist kurja. Aga see seeme on meis endis kõigis olemas. Kui apostel Paulus loetleb üle need kurjad asjad, siis ta ütleb, need on kõik need, mis on teie sees, teie omavahelises suhtluses. See kõik sünnib, see kõik juhtub kogu aeg. Eelmisel nädalal kuulsin ühte nalja, kus öeldi, et
et Venemaal keelustati ära peeglid. Et kuna ametlikult on kõik inimesed Venemaal õnnelikud ja rõõmsad, aga peeglis sageli vaatavad vastu kurvad ja väsinud ja mornid inimesed. Järelikult peeglid on kurjast. Keelustame ära peeglid, et inimesed ei näeks oma tegelikku palet. Ja vahest me teeme seda ise ka. Julge endale päriselt otsa vaadata ja tunnistada kõike, mida me sealt siis leiame. Suured pühad inimesed ja nende elud tunnistavad seda, et kui inimene saab Jumalaga oma asjad korda, pöördub Jumala poole, saab kristlaseks, siis ei tähenda seda, et kuri kohe ära kaob. Tihtipeale vastupidi, sest siis on sinu ees puhas ja selge peegel järsku, kui sa vaatad Jumalasse ja tema sõna varal hakkad nägema ka oma elu ja siis sa näed, mida sa varem ei märganud, see on valesti, paigast ära, see on korrast ära ja see tuleb kuidagi eriliselt esile. Et usk ei tähenda seda, et kõik hoobilt muutub. Ristimine ei ole mitte see, et nüüd oled täielikult puhas. Vaim olend, kes ei tee valesid asju, kes ei eksi. Vaid see teekond, risti inimese teekond on jätkuv meeleparanduse teekond. Kuulsime kirjast efeslastele, kuidas apostel Paulus loetleb üles terve rida selliseid halbu asju, kurja tunnuseid. Meile kõlavad täna need natuke veidralt ka, hoorus, rüvedus, ahnus on võib-olla tuttavam, riivatus, rumalad sõnad, sündsusetu lõõpimine. Aga see ei ole mitte nimekiri, mis oleks nüüd selline lõplik. Nendest asjadest hoidke eemale. Ja muud võite teha. Kuri on väga leidlik meie elus ka. Ja vahel võib see välja tulla ja esile tulla ja võimu saada meie üle näiliselt väga heade asjade kaudu. Pühakirjas nimetatakse kurja salakavalaks, valetajaks. Ehk et see, mis tunduda hea ja ilus, võib ühtäkki osutuda halvaks meile endale, meie suhetele teiste inimestega, teistele inimestele, kes on meie kõrval. Apostel Paulus ütleb, et need asjad, mis on halvad asjad, mida ta siin loetleb ka Efesose kogudusega rahvale, ilmselt on ta nende asjadega seal koguduses kokku puutunud, et need ei kao ära ka siis, kui me saame Jumala omadeks. Aga see salm, mida ma siin alguses meelde tuletasin, annab meile ometi väga suure lootuse. Ta ütleb, varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus issandas. Käige nagu valguse lapsed. Jumalaga koos käies, saades tema omaks, saame valguse lasteks. Kui ka meis on pimedust, kui ka me kogeme oma elus pimedust, siis see ei valitse meid. Kui me kujutame ette, et keegi on pimeduses, siis tõenäoliselt ta igatseb valgust.
Ja see kuulub küll inimeseks olemise juurde, et keegi ei taha tegelikult, et kuri oleks tema elus sellised kõige tähtsam isand, valitse. Ikkagi see püüdlus hea poole ja vahel ei õnnestu hästi, aga ikkagi me püüdleme selles suunas. See on väga loomulik. See on see jumalik osa meis. Oma loodupäraselt me oleme kõik head. Aga vahe on sellest, kes on pimeduses ja kes on valguses, on see, et ühed teavad, kus lüliti käima läheb, kus lamp põlema saab panna ja teised ei tea. Sa oled pimeduses ja igatsed sellest välja pääseda, igatsed valgusesse ja siis sa kobad. Aga apostel Pauluse mõte on see, et kui sa oled Kristuse oma, siis sul on see lüliti käe ulatuses. Sa tead, kus tuli põlema läheb. Sa ei pea jääma sellesse pimedusse. Ja selleks lülitiks, Paulus ütleb, on võtta Jumal eeskujuks ja käia armastuses nõnda, nagu Kristus meid on armastanud. Risti inimese jaoks on Jeesus Kristus selleks valguse allikaks, mis tema enda elu saab ka valgustada. Pöörduda taas kord Kristuse poole. Vaadata taas tema eeskuju peale. Järgida teda. Elada nõnda, kui tema elas ja neid väärtusi oma elus esile tuua püüdes, mida tema õpetas ja jagas, tähendab käia valguses. Et kui me puutume kokku nende hetkedega oma elus, kus me tunneme, et vajume ära mingid asjad meie elus tahavad meie üle võimust võtta, millest me teame, et need ei ole head. Need ei ole head meile, pole inimestele meie kõrval. Siis ei ole meil muud, mitte see ei ole traagika, et need kiusatused ja katsumused meil tulevad ja et me kurjaga kokku puutume ja halvaga. Selles ei ole hullu, kui me oskame pöörduda Kristuse poole. Kui me lüliti üles leiame. Nii kaua meil on alati lootust ja just nii kaua me kõnnime valguses. Et head sõbrad, sel nädalal võiksime võtta selle salmi endaga kaasa. Käige nagu valguse lapsed. Küsida oma elus selle koha peal, kus sa just parasjagu oled. Ja kas ma siin olen nagu valguse laps? Kas see, mida ma siin teen, ka mõtlen, teha kavatsen, plaanin, kas see on valgusest? Kas see toob esile Kristuse eeskuju minu elus, et ma tõesti selle järgi käin? Kas see on valguses käimine? Ja just siit algab sulle muutus maailmas. Sellest ruutmeetrist, mille peal mina seisan ja sellest mõjuväljast, mida mina suudan mõjutada oma eluga, oma tegudega, oma sõnadega. Igaüks meist säärasel moel saab anda oma panuse, et valgus selles maailmas võiks kasvada. Tõde võiks olla rohkem ja kuri võiks taanduda. Aamen.